Jussi sõber Ghanast. Tšau, ma sain täna koolist kirja. Lahe, kes sulle kirjutas? Meie koolil on sõpruskool Ghanas ja sealt üks laps on minu kirjasõber. Kuulake. Tere, Jussike. Hello, Jankujus. Ma olen Adiza. Jitko. Minu nimi on Adiza. Olen 7-aastane ja õpin Korugi algkooli 2. klassis. Väga tore, et sa mulle kirjutasid ning oma perekonnast, sõpradest ja kodumaast Eestist rääkisid. Sinu pilt meeldis mulle ka, aga miks te nii palju riideid kannate ja mis see valge puru on, mis maju ja puid katab? Minu kodumaa on Ghana. Siin on väga ilus ja meie lipp on ka ilus. Samamoodi triibuline nagu teie oma, aga värvid on teised. Punane triip tähistab verd, mis meie riigi vabaduse eest valati. Kuldne triip räägib kullast, mis meil maa sees on, aga roheline triip tähistab meie loopsakaid metsi. Lipu keskel on must täheke, see on Aafrika vabaduse märk. Minu perekonna väike maja asub Kongo külas. Maja on tehtud savist ja katus rohukõrtest. Meie pere lastel on oma tuba, elan seal koos väike söe Ada ja venna kohviga, aga ega me palju toas ei püsi. Meile meeldib hoovis sõpradega mängida ja mööda põlde ringi joosta. Adale meeldib ka emme asju selga proovida ja tantsu lüüa. Meil kõigil on oma kodune töö ka. Minu ülesandeks on enne kooli minekut õu puhtaks pühkida, pärast kooli kaevult vett tuua ja ema söögi tegemisel aidata. Meil on ka eesel, koer ja kanad. Nende eest hoolitsemine on venna töö. Mu isa suri, kui olime veel väikesed. Sellepärast tuleb meil ema palju aidata, muidu oleks tal päris raske. Ema tööks on shea või valmistamine. Seda tehakse shea puupähklitest ja keedetakse suures potis. Shea võid on hea toidu peale panna, aga seda kasutatakse ka kreemina, kui nahk päikese käes kuivaks läheb. Meie teeme shea võist väikeseid pallikesi ja käime neid turul müümas. Kui mu koolipäev lõpeb, käin vahel emal turu peal abiks. Turg on tore, terve küla tuleb kokku ja osta saab kõike, mida oskad ette kujutada. Esmaspäevast reedeni käime koolis. Kool algab kell 8, aga kohal oleme juba kell 7, et klassiruumid ja kooli õu puhtaks pühkida. Kooli on päris pikk tee üle põldude. Vahel väsib väike õde ära ja siis me vennaga kanname teda seljas. Eelmisel aastal mu väike õde veel koolis ei käinud, sest meil ei olnud raha talle koolivormi ja vihikute ostmiseks. Aga sel sügisel saime kirja Eestist, et üks tore perekond tahab õe koolis käimist toetada. Mu õde oli nii uhke esimesel koolipäeval oma uue ranitsa ja koolivormiga. Nüüd saamegi kõik kolmekesi koolis käia. Tegelikult olime Eestis ka juba varem kuulnud. Minu venna klassil on Eestis sõprusklass Rapla Vesiroosi gümnaasiumis. Sõprusklassi lapsed kirjutasid, kuidas neil Eestis igal kevadel suur koristuspäeva korraldatakse. Meie kool otsustas siis ka terve Kongo küla ära koristada. See oli väga tore päev, prügi sai kohe 20 kotti täit. Kahju oli vaadata, kui palju prügi inimesed maha on visanud. Eks me ise ju viskasime ka vahel, aga nüüd enam mitte. Me teame, et prügi tuleb panna prügikasti. Kõik on nii palju ilusam, kui prügi kusagil maas ei vedele. Eriti palju oli maas kilekotte. Kogusime neid eraldi kokku ja tegime neist koolile jalamatid. Ühe saatsime Eesti koolile kingitusekski. Ja siis tegi meie sõpruskool meile tõelise üllatuse. Nad kinkisid meile päikesepaneeli. See on selline plaat, mis kogub päeval elektrit ja siis saab õhtuti laelampide valgel ka õppida. Elekter on meie külas vaid vähestes kodudes ja varem pidime koduseid harjutusi taskulambi valgel tegema. Nüüd aga koguneme kõik õhtul koolimajja ja teeme koos koduseid ülesandeid. Nii on ju palju lõbusam. Aitäh, Jussike, sinu koolile selle kingituse eest. Kirjuta mulle varsti jälle. Lehvitan sulle Ghanast, sinu sõber Adissa. See on nii tore, et sul on sõpru igal pool maailmas. Jah, niimoodi saate üksteiselt õppida ja kui vaja, siis ka teineteist aidata. See on tõesti tore. Ma lähen nüüd ja hakkan Adissale vastust kirjutama. Mina tulen ka appi. Üle kordub muinasjutt sai läbi.